Tervist! Minu nimi on siis Martin Valler ja tulen ettevõttest Icefire. Täna ma räägin siis infosüsteemi arhitekti rollist ettevõttes ja sellest, millega ma igapäevaselt tegelen. Esmalt räägiks enda taustast, et kuidas ma sellele ametipositsioonile olen jõudnud. Ja see ei ole nii, et sa ühel hetkel ärkad üles või sa sünnid arhitektiks, vaid see on selline nagu teekond, milleni sa ühel hetkel jõuad. Mina alustasin iseenesest Swedbankis noorem-arendajana sisekommunikatsiooni osakonnas. Ja sealt ma liikusin vaikselt edasi erinevatesse osakondadesse, kuni ühel hetkel ma olin Java noorem-arendajast jõudnud järsku Java varem-arendajani. Ja sealt erinevaid lahendusi arendades ma ühel hetkel otsustasin, et nüüd on aeg minu jaoks küps, et nüüd ma liigun edasi järgmisse ettevõttesse. Ja niimoodi ettevõtete vahel erinevatel põhjustel liikudes ma ühel hetkel jõudsin positsioonile, kus ma avastasin, et minu ametinimetus ei ole enam vanemarendaja, vaid nüüdseks ma olen arhitekt. Ja see on huvitav teekond olnud ja tänaseks ma olen firmas Icefire olnud üle 3,5 aasta ja see on olnud väga huvitav teekond. Sellepärast, et Icefire ise, kui te olete võib-olla kuulnud, on ettevõte, kes on peamiselt keskendunud finantslahenduste loomisele. Ja sellel on ka kindel põhjus, sellepärast, et Icefire loojad on Swedbankist lahkunud töötajad, kes otsustasid luua enda ettevõtte. Ja tänaseks on Icefire teinud mitmeid projekte nii Eestis kui väljaspool Eestit, mis on suures osas olnud seotud finantsvaldkonnaga. Ja eelmine aasta teeniti välja ka päris uhke auhind, milleks on siis rahvusvahelise tunnustusega Banking Technology Awards, mis saadi koostöös projektis ühe Soome pangaga OP. Ja kui vaadata klientide nimekirja, siis seal on päris palju ettevõtteid, kellel on üldiselt ühendav joon ja selleks on tegevus finantsvaldkonnas. Nüüd, et viimased 3,5 aastat olengi ma olnud Icefires arhitekti rollis erinevates projektides ja ma pean tunnistama, et siiamaani on Icefire kui firma mulle sobinud. Ja sellel on ka kindel põhjus, sest Icefire ei ole suur korporatsioon. Et ta on suhteliselt Eesti mõistes ja maailma mõistes isegi väga pisikene ettevõte, mille eripäraks on see, et ta on väga sellise madala struktuuriga. Ehk sinu igapäevane töö ei ole selline ülem-alluv suhe, vaid igapäevane töö baseerub suuresti sellisel partnerlussuhtel. Et sul ei tule ülevalt käsku, vaid kui mingisugune projekt tuleb, siis te räägite inimestega läbi, kes on otsustavatel positsioonidel ja sa ei tunne, et sa oleksid kuidagi ülem-alluvussuhtes. Et selle poolest on Icefire minu jaoks väga hästi sobinud, kuna ta annab väga palju vabadust ja ta on nagu huvitav olnud siiani. Mis on huvitav, on see olnud, et kui Icefire, kui üldiselt IT-s on väga palju mehi, siis Icefires on see suhe olnud 50-50, mis muudab selle töökliima kuidagi teistsuguseks kui ettevõtetes, kus ma olen muidu IT-s töötanud. Nüüd, kui rääkida arhitekti rollist, siis see on arhitekt iseenesest tuleb kreekakeelsest sõnast, mis tähendab peaehitajat. Ehk siis arhitekt on ehitaja, kes omab ülevaadet sellest, mida ehitatakse, miks ehitatakse ja kui midagi valesti ehitatakse, siis on ka tema see, kes peab sellest vastutama, et miks asjad ei läinud täpselt nii, nagu nad minema pidid. Tihti jääb mulje, et arhitekt on selline kõikvõimas. Aga see ei ole üldse nii, sellepärast, et arhitekt on pigem inimene, kes omab ülevaadet
projektis toimuvast. Ja kui te töökuulutusi loete, siis tihtipeale näete, et otsitakse erineva profiiliga arhitekte. On süsteemiarhitektid, on andmearhitektid, on äriarhitektid, tarkvaraarhitektid, ehk nende töökohtade taga on pigem soov leida inimest, kes on tehniliselt pädev ja kes suudab inimestega suheldes kõikidele osapooltele selgeks teha, mida tahetakse üldse ehitada. Sellepärast, et kuigi tihtipeale tundub see nagu iseenesest mõistetav, et kui projekt algab, siis on kõigil selge, mida hakatakse ehitama, siis tihtipeale see ei ole nii. Tihtipeale projekti käigus nõuded muutuvad, tekib selgem arusaamine, mida tahetakse ehitada, kuidas tahetakse ehitada ja hästi palju on üllatusi. Ja siis on arhitekt see, kes peab sinna kohale minema ja suutma välja selgitada, mis oleks võimalik parem lahendus. Kui tuua nagu näidet, et mis üllatusi on projektides ette tulnud, siis näiteks projekti alustati, öeldi, et me liidestame selle infosüsteemi välisandmebaasiga. Kõik projekt läks käima, kõik olid õnnelikud, seal ikka liidestame siis ära. Kui hakati liidestamise hetkeni jõudma, siis avastati, et seda baasi nagu päris ei ole. Ja siis hakati seda baasi otsima ja otsingu käigus selgus, et baasi asemel on tegelikult üks karp CD-sid, mis on kuskil riiuli peal. Ja seda oli nagu päris nagu raske tõdeda, et me oleme nüüd projektiga sealmaal, kus infosüsteem peab hakkama päringuid vastu andmebaasi tegema, aga tegelikult on ainult üks karp CD-sid. Ja selliseid üllatusi tuleb päris tihti iseenesest projektides ette ja kõik ei lähe sugugi nii, nagu algselt planeeritud. Ja sellistel hetkedel on arhitekt see, kes põhimõtteliselt peab kohale tulema, ütleb, et võtame nüüd rahulikult ja püüame leida selle parima lahenduse, mis antud olukorras võimalik on. IT roll süsteemi arhitekti puhul on või tundub tihti olevalt hästi primaarne. Reaalsus on see, et see ei ole seda mitte. Pigem kipub üha rohkem ja rohkem peale tulema psühholoogia, sotsioloogia, ehk siis selleks, et sa jõuad ühel hetkel alles sinna IT-ni, sa pead inimestega hästi palju suhtlema ja rääkima. Ja tihtipeale need, kellega sa räägid ja suhtled, neil kõigil on omad huvid. Neil kõigil on oma teadmine, oma taust ja see, et sa jõuaksid ühel hetkel selle reaalse programmeerimiseni, see võib võtta päris kaua aega. Ja arhitekt ongi siis see, kes projekti algusfaasis saadetakse esimesena selles löögirühmas nagu kohale, kes peab hakkama välja selgitama, mis on antud hetkel nagu võimalik ja mida teha. Ehk siis ta on suhteliselt palju vastutavas positsioonis, analüüsivas positsioonis ja selleks, et ta suudaks kaasa rääkida reaalselt, mis lahendust teha, ta peab olema ka väga pädev tehnilises positsioonis. Et see on suuresti erinevaid valdkondi nagu ühendav positsioon. Ja see tundub nagu raske, sellepärast, et sa pead tihtipeale jagama enda rolli erinevate valdkondade vahel ja leidma selle õige tasakaalu, et kui palju aega sa pühendad läbirääkimistele, kui palju sa kirjutad dokumentatsiooni, kui palju sa pead selgitama projekti liikmetele ja huvitatud osapooltele, mida sul vaja teha on. Ja kõige selle juures sa pead suutma jääda ka tehniliselt pädevaks. Ja tihtipeale, mida me oleme nagu viimastel aastatel nagu kohanud, on see, et on arhitekte, kes pole kunagi programmeerinud ja kes tulevad otse joonistama sulle, et kuidas infosüsteem peab välja nägema. Ja see on selles mõttes hästi keeruline, et ettevõte võib olla hästi kaua selles faasis, kus nagu see arhitekt, kes pole kunagi midagi reaalselt programmeerinud, joonistabki kuude kaupa PowerPointe.
ja projekt nagu käib, kõigil jääb mulje, et midagi kohe valmib, aga reaalselt on ainult ühed PowerPointid seina peal, kus on värvilised kastid, mille vahel on jooned. Ja see võib kesta kuude kaupa ja see on üks suur probleem iseenesest, mida tuleks kindlasti vältida, et kui jõuda ühel hetkel arhitekti positsioonile, siis kindlasti tuleb leida aega selleks, et sa jõuaksid programmeerida ka reaalselt. Et sa ei kaugeneks sellest, mille kohta sa pead nõu andma. Et sisuliselt oleks nagu tegu arstiga, kes on lugenud ainult raamatust, kuidas operatsiooni teha, ja siis ühel päeval võtab reaalselt nagu tööriistad kätte ja läheb inimest lahti lõikama, et ma ju lugesin, et nii see käib. Et selles osas kindlasti peaks säilima side reaalsusega. Ehk nüüd kui vaadata arhitekte, milliste nagu punktide vahel ta peab ennast jaotama, on siis ettevõtte siseselt, ta peab leidma tasakaalu võimaluste, vajaduste, soovide, eelistuste, nõuete vahel, ehk ta on kõige selle sasipuntra keskel ja peab suutma tekitada seal mingi selgus, mille käigus sünnib lahendus, millega ütleme, et enamus, kõik ei saa kunagi rahul olema, aga enamus on rahul. Nüüd, miks seda positsiooni nagu pidada? Et kui me vaatame, et tänase päeva jooksul on siin hästi palju inimesi läbi käinud, kes on erinevatel positsioonidel ja võiks öelda, et ilma arhitektita võiks ju ka iseenesest toimida. Et meil on analüütikud, meil on arendajad, meil on projektijuhid, aga mida suuremaks projekt kasvab, seda rohkem inimesed vajavad ühte inimest, kes oleks nagu see suhtluskanal. Et nad teavad, et kui selle projektiga mingisugune jama on, et kelle juurde minna. Ja siis nad ootavad üldjuhul vastust, pädevat vastust, et kuidas siis see süsteem peaks edasi arenema. Ja selles mõttes see on iseenesest huvitav positsioon, kuna selle käigus õpib hästi palju nii ennast tundma kui teisi inimesi tundma. Ja kui ma vaatan viimaseid aastaid, siis hästi palju on olnud erinevates riikides projekte. Ja maailm muutub aina väiksemaks. Et kui me vaatame, need on nagu need projektid, kus ma olen pidanud erinevate riikidega kokku puutuma. Et kindlasti, kui te kuskile lähete, hästi kiiresti tulevad Eesti-Läti pilti, sealt edasi tuleb Soome, edasi, mis oli väga huvitav projekt, oli Saksamaal, pidime Volkswagenis tegema prototüüpi, kuidas blockchainis andmeid hoida, sest nad tahtsid liita kokku erinevad autodega seotud osapooled, et tekitada usaldusväärset ajalugu autodele. Ja see oli hästi huvitav, kui me nägime, kui arenenud Eesti on võrreldes näiteks Saksamaaga, kui me läksime reaalselt Volkswagenisse, nende tootmiskontorisse, ja sa näed, et seal ei ole digitaalsusest nagu mitte midagi. Sa näed tohutuid mingid 4 meetri kõrguseid roboteid, mis sorteerivad pabereid. Ettevõttel on enda postkontor, kus tuuakse konteineritega pabereid sisse, ühe laua taga istuvad prouad, kes sordivad pabereid teise hunnikusse, need viiakse teise laua peale, seal on teised prouad, kes võtavad selle paberi, vaatavad, kas monitori peal on samad numbrid, löövad templi peale, panevad järgmise laua peale. Et siis sa näed, et kui hästi meil on. Ja kui suur potentsiaal on Eesti lahenduste viimisel välismaale. Ja jutt oli sellest ka, kuidas neil on hästi suured sõjaaegsed punkrid on, kus nad hoiavad pabereid ja kõik see paberimaailm oli hästi oluline. Et kui seal väike muutus teha, et seal üks korrus prouasid vähem oleks, kes sorteeriks neid, siis sellise ettevõtte jaoks on tohutu võit juba. Või siis teine huvitav projekt, kus ma 6 aega tagasi olin 2 nädalat Indias, pidin Tata nimelise korporatsiooni arendajatega koostööd tegema, et Luminori panga projektis siinsed arendajad ja sealsed arendajad ühele lehele saaksid. Et see
tundub selline hästi kerge töö olevat. Ei ole. Et hästi keeruline teine kultuuriruum, hästi keeruline töömentaliteet, konkurents, kõik. Et millega ma võrdlesin seda olukorda oli see, et kui võtta täna nagu Liivalaia tänav ja ühendada see India ühe tänavaga ja loota siis, et kõik need autod sõidavad ilusti edasi, ei sõida. Et siin on vaja kindlasti puhvertsooni vahepeal. Ja see on nagu see töö, mille käigus sa õpid inimesi rohkem tundma, erinevaid kultuure ja võiks öelda, et see on selline hästi ennast arendav ja rikastav töö iseenesest. Et see on selle töö puhul see, mis minu jaoks on jätkuvalt huvitav olnud ja mille pärast ma seda edasi teen. Ennem oli ühele eelmisele esinejale küsimus, et kas tal on ka kõrini olnud sellest tööst. Et siinkohal ma peaks nagu ütlema, et ma nagu kogu aeg säras ilmas lähen iga hommiku tööle, ei lähe. Et see variant, et ma lähen kuskile Lõuna-Eestisse lambaid kasvatama, et see on nagu korduvalt läbi käinud. Et see ei ole selline unistuste töö, et samas, et igal tööl on selliseid paremaid ja halvemaid päevi. Et see oli minu lühiülevaade sellest, mida ma teen tööl. Ehk siis päris palju on koosolekuid, päris palju on läbirääkimisi, päris kõvasti on kõiksuguste diagrammide valmistamist, et anda ülevaadet, kuidas erinevad süsteemid peavad kokku sobima ja milliseid komponente juurde oleks vaja. Et ma tänan kuulamast, minu aeg on otsas, et nüüd kellelgi on küsimusi, siis andke tulla. Et kas saaks selle tagasi panna, slaidid. Et me oleme Luminori pank, Bigbank, Swedbank, siis Skype, siis on ministeeriumitele, edulugu on kindlasti Maksu- ja Tolliamet, mis sai täielikult ümber ehitatud. Ja kindlasti on neid veel. Et siin on seal alumises punktis on, et Swedbank, LHV-ga käib töö aktiivselt, hästi suur on praegu Luminori osalus, kus käib uue Luminori internetipanga ja üleüldse IT-platvormi ümberehitus. Siis Soomest on OP Pank, SEB-ga on koostööd, Pokopay, mis on Eesti nagu selline väike pank, ja Maksu- ja Tolliamet. Ei ole. Ta võib dikteerida, aga üldjuhul on see, et kohalike pankadel on endal väga suur osa selles tarkvaras. Et isegi kui me räägime täna Luminorist, kus on see sihtmärgiks, et saada kõikidele filiaalidele oma tarkvara, siis tihtipeale on kas tööprotsesside või seadusandluse põhiselt protsess nii erinev, et kergem on teha lokaalne adaptsioon sellele infosüsteemile ja teataval määral erineda sellest emapanga süsteemist, kui minna selle emapanga süsteemi modifitseerimise peale. Et ta võib, see on jah, et seal on küsimus, et kas seda tahetakse märgata. Et see on omaette küsimus. Aga siiani on küll pigem olnud see,
et lokaalsed lahendused on tihtipeale ka äärmiselt olulised. Et kas tullakse välja mingi tootega, mis on ainult kohalikule turule, millest emapank ei tea mitte midagi, aga miskipärast kohalik turg on väga huvitatud. Antud juhul tehakse pigem kohalik lahendus selle. Aga võtame siis ühe küsimuse veel, mis tuli meile internetist ja see on siis, et kas arhitekti on võimalik välja õpetada mingi mentori suhtega või saab selleks saada ainult läbi mingi sarnase kogemustee, nagu teil endal oli? Kindlasti on abiks see, kui on nagu õpipoisi ja meistri suhe. Et see kiirendab kindlasti seda protsessi, et samas IT-s ei ole sellist ühtset õiget lahendust, ehk üks arhitekt väidab ühte, teine väidab teist, et kiiremini saab nagu selle arhitekti positsioonile nii inimese õpetada kellegi taustal, aga siis ta ongi selle inimese taustaga. Et samas ta võib selleks ise areneda ja keegi ei saa öelda, et ta oleks selle võrra halvem. Aga suur aitäh Martin Vallerile!